Detsember number 12 ehk siis sa oled filosoof, sa oled seikleja, sa oled suure nägemusega, sa oled väga avatud ja inspireeriv. Sind tõmbavad suured ideed ja reisid. Sa oled väga selline särav. Sinu tähtsam ülesanne on tugevdada sugulaste omavahelisi kontakte ja läbisaamist. Aita üles ehitada õiglased omavahelised suhted lähedaste vahel. See nüüd viitab sellele, et mul on kliente olnud, kes on sündinud detsembris ja nendel tihtipeale on väga kehvad läbisaamised oma sugulastega. Miks see ülesanne sulle on antud? Et töödelda läbi see karma. Ja sa võid mulle praegu öelda, et sind üldse ei huvita sinu sugulased või sa pole nendega ammu suhelnud, sa üldse oma ema, isaga, õdede, vendadega ja sa ei taha üldse neid mitte kunagi näha. Et see on üks kõige suuremaid vigu. Ma olen eelnevates kuude lõigetes ka öelnud seda, et kui sul rahaga ei lähe kõik hästi, siis vaata läbi omad suhted isaga. Kui su tervis ja suhted kaaslasega ei ole head, siis vaata läbi omad suhted emaga, vanaemaga, oma õdedega. Et sinu ülesanne on saada nii kaugele, et sa justkui ühendad oma sugulased omavahel, ehk siis teil võib olla väga konfliktne perekond. See kipub niimoodi minema ja sina oled see, kes siis diplomaadina sealt kõik asjad kokku matchib. Ehk siis sa aitad kõikidel omavahel läbi saada. Ja kuigi sul võib olla vahest täiesti kõrini, et sa enam ei jaksa, aga see on kahjuks sinu karma ülesanne. See ei ole karma ülesanne, see tuleb sinu detsembrikuuga ja karma ülesanne midagi muud. Vot, et aga palju informatsiooni teiste kuude kohta sa saad pikemas YouTube'i videos, et käi vaatamas seda, jaga oma sõpradega, tuttavatega, saad rohkem teada oma tuttavate kohta. Et mina tänan ja numbrite keele kohta leiad informatsiooni Instagramis, TikTokis, Facebookis suletud grupis ja ka avalikus, ma ei teagi, kas on grupp või leht, sinna sa saad mulle kirjutada, saad kirjutada numbritekeel@gmail.com ja peatsete kohtumisteni. Mina olen Merike, numeroloogia psühholoog ja see on numbrite keel. Tšau, tšau!